Just jälle minu YouTube'i kanalile. Meil on siis praegult jällegist Day in Life. Oleme siis 6 nädalat väljas. Täna on meil hästi raske jalapäev plaanis. Täna on meil neljapäev, 20. august, ehk siis punane päev. Täna on meil püha, nii et Liis on ka vaba, oleme koos trenni, aitab mul teha jalgu. Peale seda läheme tondi lasketiiru, laseme püssi veits ja siis rohkem vist nagu midagi ei teegi. Praegult ma arvan, teeme kiire vormi tšeki, siis joome kohvi, liigume Liisuga õue, teeme fast'ad sammud ära ja siis juba vaatame edasi, mis plaan on. Davai, näeme. No nii, paneme teid kuskile paika ka siis. See oli ikka keeruline. Aga mis meil praegu üldse nädala jooksul toimunud on see, on suhteliselt palju tulnud juurde kardiot. Või noh, mul ei ole seda palju, mul on 120 minutit nädalas. Enne oli 60, eks just kui minu jaoks on see palju, sest see on topelt. Siis mul on fast'ad sammud nüüd, teen neid 4 korda nädalas. Siuke pool tundi enne hommikusööki, et ärkan ülesse. Teen oma vaakumid asjad ära, vaatan vormi, siis joon kohvi, teen EA shake'i kaasa ja lähen samme tegema. Siuke tõmmab keha suht korralikult käima ning kaal on ka langenud väga korralikult. Et kui me siin eelmises videos oli mu kaal 88,3,4, siis täna hommikul oli kaal 86,9. Ehk siis kaal on korralikult langenud, mis on väga hea. Jõud on siiamaani nagu korralikult, kõik trennid on suhteliselt rasked. Veel ei anna nagu tunda. Seeriate raskused väga ei lange. Ning see on hea märk. Täna üritame teha jalgu ka nii, et mul on selles mõttes raske trenn on tulemas, aga mul on lihtne nädal. Ehk siis ma justkui peaks tegema väiksema raskusega, aga hästi aeglaselt ja kontrollitult, mis omakorda on nagu palju raskem vahepeal. Vaatame, kuidas see läheb. Aga praegu me joome Liisuga enda kohvid ära, sätime riidesse ja lähme siis jalutama. Nii et davai, õues näeme. Enne seda, kui me hakkame kohvi jooma, siis ma mõõdan enda vererõhku nagu tavaliselt. Vaatame, mis tuleb. 131,91 ja pulss on 43. See on ka mõõta võib-olla. Ma mõõdan. Liisu mõõdab ka siis. Vererõhku vaatame, mis ta on. Täiesti perus, 104. Mul on kõrgem pulss kui sul isegi. Jaa, aga see on väga madal ikka. Mul on kogu aeg madal. Okei, me joome oma kohvid lõpuni ja siis juba hakkame liikuma, sest kell läheb ka paljuks ja tahaks teise asju ka jõudena. Näeme. Saime oma sammud suht tehtud, jõudsime juba kodu juurde. Liisu võtab siit paki, tal jõudsid juuksed või istumise jaoks, või pats või mis iganes sul jõudis seal. Mis sul jõudis, pats või? Vist küll jah, ma ei ole kindel. Või vist on midagi muud. Midagi muu, mis see on? Ma ei tea. Ma räägin, ta on ikka hulluks läinud, tellib mingi asju Hiinast endale, ma ei tea. Mis see on? Kas sa teada? Varsti saan teada, ma tõesti ei tea, mis see on. Näid seda pakki vähemalt. Pädele, kus seda tegi. Ja sa ei saa arvast. Aga nüüd me liigume koju, või kohal oleme kodus. Tegime siuke 40 minti samme, sööme ja läheme jalgu tegema. Ma arvan, ma täna näitan isegi natukene rohkem seda jalapäeva, et saaksite vaadata ka, et kuidas siis saada endale normaalselt jalgune. Eks ju? Jah. Mis päev sul on täna? Mul on ülakeha veits tuharat. Ülakeha veits tuharat, kahtlane värk. Nagu full body. Full body. Ja sõbrad, näeme juba hommikusöögil. Me jõudsime siis koju jalutuskäigult ja nüüd ongi aeg süüa hommikusööki. Hommikusöögiks on täna nagu alati. Riisi, kana, ube, brokolit, siis on ananassi, natukene kohvi, umbes 700 milliliitri vett. Siuke tavaline hommikusöök. Sööme ära, siis ma näitan teile, ma tellisin iHerbist paki, mis jõudis kohale, näitan, mis seal sees oli. Ja siis juba vist hakkame Liisuga saali liikuma, sest kell on saanud meil 10:40. Et oleks nagu aeg saali minna, sest kell 5 õhtul on meil see tondi lasketiiru tulistamine, nii et peaks kõik jõudma. Head isu teile, tšau. Okei, nii, me saame söödud. Vaadake, kas Liisu kinkis mulle. Väga õige.
Siim Kinnase fotosessioon. Mega nice. Aitäh sulle, Kallis. Nii, ja siis näitan jõudis see iHerbi pakk. Ma isegi ei mäleta, mis ma tellisin sealt täpselt, kohe saame vaadata. Panen selle siia. Esimene on meil siis Omega 3. Järgmine on siis DMG. Tryptofaani tellisime. Siis ashwagandat tellisime ka. Liiso on nii närviline, et ei peaks ashwagandat seema vahepeal. Ja siis magneesium bisglütsinaati. Nii, siin ta on. Ja D3 ka. Kõik kokku 6 asja maksid mul mingi 120 € äkki. Et neil oli päris okei soodukas kodulehekülje peal. Kuna mäletan, kui ma käisin äkki teises videos, YouTube videos, keegi kommenteeris ka, et miks iHerbist ei telli, aga siis oligi see, et mul oli kohe vaja seda. Aga muidu jah, ikka üritame tellida iHerbist, sest seal on palju soodsam. Ootame, kuni Liisu saab ära ja siis ongi juba aeg hakata sättima jõusaali. Õues hakkas vihma sadama, suht kusina suvi, ma peaks ütlema. Ja jah, praegu vaatasin, et nii, et eelmisel YouTube videol, mis me Liisuga koos tegime, see toidupoe haul, see läks isegi teil suht hästi peale. Me saime kokku mingi, minu arust seal oli juba üle 2000 vaatamise, mis on minu jaoks on see väga palju. Mul on juba üle 200 jälge YouTube'is, aitäh teile, kes jälgivad. Ja meil on 2,1 tuhat vaatamist selle video, et mega kõva. Loodan, hakkame filmima teie jaoks rohkem mingisugust huvitavat contenti, midagi välja mõtlema, et mitte ainult need day in life'id, aga eks vaatame jooksvalt. Kindlasti juba seal septembri lõpus asi kisub eriti huvitavaks, kui on tulemas võistlused nii minul kui ka siis Liisul. Siis ma näitan võistluste telgitaguseid ettevalmistusi seal, ma ei tea. Näiteks on võistlused, kus osaleb ainult Liisu, kus mina osales, ma saangi filmida täitsa mingi 3 päeva, kuidas ta valmistub nendeks ja teiega jagada seda. Samamoodi meil on plaan minna välismaale, Portugali, Tenerifele, Hispaaniasse, võib-olla lähme ka Tšehhi. Kindlasti lähme veel kuskile. Plaanid on suured, see hooaeg peab tulema hea. Praegult jah, lihtsalt peab ootama natukene, kuni see aeg kätte jõuab. Aga siin hetkel vaatasin, et Kaspis on käimas väga suured aled, et peaks mingid asjad endale tellima. Nii et vaatame, panen praegu ostukurvi kokku, vaatame, kas tellin või mitte. Aga ideaalis võiks tellida. Aga teiega näeme juba siis saalis, ma arvan. Davai. Me jõudsime trenni ja läheme kütame jalgu. Oled õnnelik või? Kas sa oled elevil? Ja, ma olen nii valmis. Sest mul ei ole jalgu. Sõbrad, ta on nii valmis. Okei, davai, me läheme vahetame riidud ja hakkame trenni tegema. Ciao. Okei, nii esimene harjutus siis. Selleks on meil jalgade sirutamine. Teeme siin 3 seeriat ühe jalaga. Umbes 15 kordust. Kaal on väiksem kui tavaliselt, 45 kilo. Ning alustame siis vasaku jalaga. See on meil teine tööseeria. Loomulikult mul on jalas muumisokid, sest nemad annavad igale harjutusele pluss 20% jõudu ja vastupidavust ka 50%. Liisu tõi mulle Soomest, ehk siis see on Soome import. Keelatud värk meil Eestis. See on nagu steroidid tehniliselt, aga veel parem. Vasak jalg ka siis. Okei, nii, meil on siin siis praegult teine tööseeria, sest eelmine tegelikult ikka esimene. Ja raske kahurvägi on kohal, kes aitab. Proovime siis kergema kaaluga, aga hästi rahulikult ja täiesti mäksi teha. Vaatame äkki mingi 15 korda ise ja siis juba koos midagi.
Said. Jala. Mida vittu. See tõmbas küll elu sisse just. Vaata mingi hetk lihtsalt ei tule. Nagu liigub. Lihas läheb nii verd täis ja kõik jõud kaob täielikult. Nii, praegu on siis ühe jalaga on 3 seeriat tehtud. Saime viimast 2 seeriat, kus Liisu abiga, mis sellest oli väga palju kasu. Ja nüüd otsustasin teha 2 jalaga 1 seeria juurde, lihtsalt pumba jaoks, et nagu jalad täiesti kinni tõmmata, et ma peaks hack squatil ja pendulumil väiksema raskusega tegema. Kuna mu alaselg taastub praegu, et ma ei taha väga palju raskust panna, aga samas ma ei taha ka liiga kergelt teha. Ehk siis mul on mõttekam siin jalad nagu täielikult ära väsitada, et ma ei peaks nii palju raskust panema just nende kükiharjutustel, kus selg töötab rohkem. Aga paneme 70 kilo peale ja hakkame tegema. Palju tuli üldse? Mingi 18-19 umbes. Aga see oli päris hea. Okei. Läheme hakkame hack squati tegema. Hack squat. Veel teen soojendust. Viimane soojendusseeria. Teeme praegu 100 kiloga. Mingi 6 korda. Rahulikult vaatame, kuidas ta läheb. Ja siis juba otsustame, palju peale lükkame. Jalad on korralikult veenis juba. See on päris hea märk. Mida vittu või otsustas katki minna. Okei, nii. Me teeme uue vöö. Ja nüüd teeme siis uuesti selle soojendusseeria. Ma loodan, et see on mingi märk, et midagi läheb perse nüüd. Tunnen ka päris hea. Nii kaua, kuni ma ootan Liisult, mõtlesin räägiga natukene sellest, et sinna ajapikku nii palju, kui ma olen trenni teinud ja ma olen hakanud ühest asjast aru saama, et alati need rasked raskused ei ole just see kõige olulisem. Ma olen nõus sellega, et sa ei saa teha kergelt raskustega trenni, sa ei saa ka panna peale ülimalt suured raskused iga trenn ja anda endast maksimumi, see lihtsalt ei ole jätkusuutlik. Lõppude lõpuks annab sul mingi asi järele ja kahjuks on see, et tavaliselt kui miskid annab ikka järele, siis ta annab korralikult ja siis me ei saa pikemalt trenni teha ja võib-olla ka pikemas perspektiivis on sul see koht või liigesed, mis iganes on sul valus. Ma olen ise praegu teinud natukene väiksemate raskustega, küll aga väga hea tehnikaga ja superkontrolliga ja ma olen saanud aru, et isegi lühikese ajaga mu jalad on teinud nagu veel suurem arengu tänu sellele, et ma hakkan rohkem kontrollima seda liigutust, et me panemegi ulmedest raskust. Aga nüüd Liisu jõudis, meil on 140 peal.
oi, see oli väga hea set. Meil on siis 9 squat on valmis, järgmiseks on Bulgaria split squatid. Ma teen seda safety bariga, kuna ma tunnen, et minu jaoks on see mugavam. Vajadusel ma saan kätega hoida postidest kinni tasakaalu jaoks. Pluss on see, et kui ma teeks hantlitega, varasemalt ma tegingi hantlitega, aga siis need raskused, mis mu käes on, lähevad nii suured, et see on lihtsalt ebamugav. Mille jaoks ma pean seda tegema, kui ma saan teha seda kangiga, kus ma tehniliselt ei pea kangi kinni hoidma, sest see kang on selline, et ta läheb ilusti su trapetsite peale ja te ei libise mitte kuskile. Ning siin samamoodi, sul ei ole vaja mingit kuradi tohutult raskust panna, kätega siit kinni hoida, üles lükata ennast. Sa saad teha rahulikult kinni hoidmata kuradi väiksema raskusega ja su jalg töötab, su reie esiosa saab palju paremalt vatti kui seda, et sa lükkad siia munnis raskuse peale ja siis teed seda musta tehnikat. Mina ei tea, milleks inimesed teevad seda, see on ju nii ohtlik tegelikult. Võib-olla ma kõlan nagu mingi vana inimene, kes ütleb teile, et suured raskused ei ole head. Suured raskused on head, aga see peab ka olema nagu mõistuse piires, et ei tasu siin kuradi vaata teist eest, et sa teed mingi suurema raskusega ja nüüd sa oled parem. Lõppude lõpuks see vorm näitab ju, et see, kes teeb suurema raskusega, et alati ei ole paremas vormis. Aga ma näitan teile, kuidas ma teen seda. Võtad kangi turjale endale. Mina kasutan seda klotsi ka, et minna lihtsalt sügavamale. Ja siin rahulikult, kontrollitult liigud ülesse, alla, ülesse. Tunned, kuidas tegelikult tuhar ei saagi koormust. Minu saab koormust enamasti reie esiosa. Võtan teist jalga ka. Hästi rahulikult, kontrollitult, väikse stopiga all. See on minu üks lemmikumaid harjutusi, kuna siin ma saan reaalselt nagu nii palju kontrollida seda liigutust ja keskenduda just sellele ühe jalale korraga. Soovitan proovida teil, kui teil on saalides need safety barid, sest ma olen varasemalt teinud tavalise kangiga, et seal mul nii väga ei meeldinud see. Panime siis praegu peale kõigest 70 kilo. Proovime teha hästi rahulikult, vaatame, kuidas läheb ja vajadusel paneme siis raskust juurde juba järgmistes seeriates. Olen siia sihukese mati ka, et oleks jala teisel jalal, mis on taga, et oleks siit kohast pehmem, kuna luu läheb vastu seda rauda ja see on päris valus ja ebameeldiv seite ajal siis. Väga mõnus, väga mõnus. Panime siis peale, siin on meil 60 kilo pluss kang on 30, ehk siis 90 kilo ja teeme samamoodi rahulikult umbes 10 korda. Päris hea oli. 9. Olemegi siis jõudnud vaikselt juba viimase harjutuse juurde. Milleks on meil pendulum. Eelnevalt ma olen alati teinud pendulumi teise harjutusena, ehk siis peale jalgade sirutust oli kohe mul pendulum, aga siin mu alaselg saigi kõige rohkem nagu haiget, et see nagu kuidagi see nurk ei sobinud mulle suure raskusega, et me otsustasime liigutada selle harjutuse viimaseks, et ma saaks siin siis teha nagu väiksema raskusega, kuna jalad on väsinud ja siis ma ei koorma sellega ka alaselge nii palju. Ning praegu panin kõigest 50 kilo peale, teeme sellega sooja ja siis juba vaatame, mis me tööseeria raskuseks paneme. Mina kasutan ka veel selliseid patju, mis ma panen enda õlged alla, selleks, et seda rommi suurendada, et ma saaks veel sügavale minna ja venitada rohkem jalgu. Et ilma nendeta kahjuks minul jääb justkui puudu, et ma tunnen, et ma tahaks veel alla poole minna. Aga nendega on nagu väga hea, et nad aitavad päris hästi. Väga mõnus. Ma praegu hakkasin panema jalgu ka natukene allapoole ja veits rohkem kokku poole. Ja minu jaoks on see siin nagu väga ideaalne jalgade positsioneerimine siis. Sa teeks, kui kõigepealt seeria ajal viskaks noot? Loeks ta punkte. Esimene tööseeria ma panin peale veel 65 kilo. Kutsusin kõige suurema venna jõusaalis, kelle ma leidsin. Et ta spotiks mind. Vaata, ma loodan, et alaselge jääna tunda praegult. Soojendusel oli väga hea.
super. Viimane tööseeria. Plaan siuke, et Liisu võtab 15 ära sealt. Siuke mini-drop set, et mitte liiga hulluks minna. Kuna see on niikuinii viimane harjutus, viimane seeria, see oleks nagu hea lõpp jalapäevale. Ja siis saaks nagu otse emosse minna. Mis mul öelda on, sõbrad? Jalapäev on läbi. Jõudsin just autosse. Ootan Liisut nüüd. Trenn oli väga hea. Päriselt oli see tunne, et ei jaksa rohkem. Et ma andsingi nagu justkui endast kõik. Kindlasti võib öelda, et alati saab paremini. Ma ei vaidle isegi selle üle, aga praegu ma tunnen, et ma tegin täpselt seda piiri peal tööd. Raskused olidki natukene väiksemad. Omakorda olid nagu rohkem kontrolli oli. Tempo oli palju parem. Väga hea. Nüüd siis peale trenni on mul 150 grammi kana. Söön selle ära, siis me liigume Liisuga koju. Käime pesus, sätime. Lähme Liisu perele külla. Ja juba sealt liigume siis lasketiiru. Ma ei tea, kas me sööme siis kodus või siis Liisu juures. Et seda vaatame jooksvalt, kuidas jõuame. Täna on jälle siuke natukene kiirem päev, kuna ärkasime veits hiljem ja mingid muud plaanid on. Nii et peab siukse tempoga tegema. Aga okei. Ma rohkem ei suuda rääkida, mu kõht on nii tühine, et ma hakkan sööma. Davai, tšau, näeme juba, millalgi näeme. Okei, sõbrad, me ei jõudnudki süüa kodus. Me liigume juba Liisu poole ja ma söön siis seal. Liisu hakkab kohe autos sööma. Kõhud on tühjad, trenn oli hea. Ja siis lähme tulistama. Liisu ütles, et ta on üks parimaid tulistajaid Eestis. Ma seda ei teadnud. Pole mitte kunagi elus tulistanud. Ma pole isegi relva kunagi käes hoidnud. Nii et uus kogemus, väga põnev. Kes teab, äkki ma olen lihtsalt sündinud talent. Sündinud tulistaja. Loodan, et mitte. Loodan ka. Tal on nii perse. Siia lasin ka kõik perse. No nii sõbrad, me jõudsime siis vahepeal koju. Laskmine oli sitaks lahe, aga nüüd mu kõrvad veits valutavad, sest mul vist veits oli see klapp oli nagu eemale tulnud, kui Liisu lasi. Ja siis ta nagu läks kõrvakilles ja veits haiget, aga pole hullu. Söön oma 4. toidukorda siis, nagu alati ainult söön. Kell on meil praegu saanud juba, kell on kohe 7, täpselt 7. Ma arvan, ma söön ära, me veits pikutame, puhkame. Ja siis lähme Liisuga jalutama, kuna mul on alles 12 000 sammu tehtud. Ning peale seda siis juba on jäänud 2 toidukorda veel. Ja lähmegi juba magama. Täna on siuke rahulik päev, et peale jalapäeva väga ei viitsegi mitte midagi teha. Nii et okei, head isu. Tšau. Panime mõnusalt Liisuga sliipi või lihtsalt pikutasime, et päris hea on olla. Nüüd mõõdan jälle verõhku ja siis söön oma 5. toidukorda ja me lähme juba jalutama. Kell see vahepeal 8.07. See on suht palju. Aga mõõdame kiirelt ära ja siis hakkame sööma, kõht on nii tühi. Suhteliselt sama nagu õhtul 131, 71 ja siis pulss on 66.
et tegelikult on päris okei. Vaadates seda, et täna oli väga hull jalapäev ja nagu suurt omadega läbi. Aga okei. Mul on siin, mis me sööme? Kohe näitan teile. Siin on meil kala, natukene rohelist, riisi, loomulikult ananassi. Nagu tavaliselt ka siis umbes 700 milli vetti on ka toidu kõrvale. Aga okei, hakkan sööma. Head isusõbrad, davai, näeme. Nii, olemegi jalutamas Liisuga ta seal. Läks kuskile kaugele vaatama mingi tiiki. Seal ta on. Aga mis mul praegu öelda on, et need õhtused sammud on nagu minu jaoks kõige raskem, kuna mul pigem meeldib hommikul kõik ära teha. Siuke mingi 60-70% oma sammudest, et ma ei peaks õhtul nagu selle peale muretsema. Aga täna oli just see, et ma hommikul väga palju teinud. Tegime ainult seda fasted osa, tühja kõhuga sammud. Ja praegu me pidime tegema veel õhtul mingi 5000, mis on tegelikult minu jaoks suht raske juba. Kuna esiteks mu põlved on väsinud sellest jalapäevast ja praegu see kõndimine ei ole kõige meeldivam tegevus. Kus ma lihtsalt väsinud, tahaks magada. Aga see on osa sellest mängust ja seda peab ka nautima. Et praegu me kõnnime juba poe poole, ostame kala ja teeme süüa veel, sööme. Jah, üks toiduvõrd on veel. Üks toiduvõrd on tõesti veel. See on vaja veits koristada ja saamegi juba minna magama. Ja homme kütame trenni. Liis oleb homme tööl hommikul, mina magan. Või ma ei maga tegelikult kaua enam. Nii et jah. Täna läks puuni ära, sest kõht oli tühi. Jah. Aga okei, me liigume poodi, ostame kala. Nii, me jõudsime Liisuga koju, poes kala ei olnud. Loomulikult poes ei ole kala, kell oli 9 läbi juba, nii et ma ei tea, mida me lootsime. Aga nüüd me koristame veits kööki ja siis juba sööme viimast toiduvõrda. Davai, hakkame koristama. Esimene ülesanne tehtud. Nõud on pesumasinas. Nüüd on vaja teha natukene juurikaid. Teeme jälle kilo brokkolit ja 400 grammi ube. Siin Liisu möllab riisiga. Möllad, jah? Prepil see riis juba lõhnab nii hästi, see lõhnab nagu popcorn. Ma elan koos psühhopaadiga. Kõik lõhnab nii hästi. Okei, me koristame edasi ja siis juba hakkame sööma. Hakkame sööma siis viimast toidukorda. Kell on juba, see on 2.07, ma olen sitaks väsinud. Räige uni on. Nii et davai, kiired toid sisse, tablakad sisse, pessu ja magama. Vaadake seda iludust. Brokkolit, ube, riisi, kana, natukene kuivatatud tilli ka. See on nagu mega bänger. Aga okei, davai, ma hakkan sööma. Head isu. No nii, sõbrad. Saingi siis söödud. Nüüd on aeg võtta kõik toidulisandid enne magaminekut. Ja selleks ongi siis päev läbi. Praegu võtan ka ikka veel 10 grammi kreatiini päevas, 5 hommikul, 5 õhtul. Mis ma tahtsin rääkida, et tegelikult on väga hea meel, et vaatasite video lõpuni, kes vaatas loomulikult. Näitasin teile täna, kuidas tuleb treenida jalgu. Rääksin natukene sellest, mis raskustega sa võiks seda teha, kuidas sa võiks seda õigesti teha. Loomulikult see on ainult minu arvamus ning sa ei pea seda kuulama. Kuid midagi sa võiksid ikkagi nagu siit videost endale kaasa võtta. Käisime lasketiirus, tegime Liisuga samme, lihtsalt chillisime, puhkasime. Tähistasime Eesti taas iseseisvumist. Täna on ju meil 20. august, püha. Ning jah, nüüd ongi õige aeg minna magama, kõik asjad on tehtud. Täna olime väga tublid, nii et davai. Tšau ja näeme järgmises videos. Ole tubli.